Okei, aga siis vist rohkem ei oota ka kedagi, eks ju. Kes liitub, see liitub. Tere tulemast ja püüame siis rääkida natuke koroona teemal ja kuidas see meie elu siis mõjutab ja milliseid võib-olla selliseid probleeme ja millisel viisil saab natukene lahendada. Kui kellelgi on mingeid küsimusi või kommentaare, siis julgelt võtke sõna ja saab ka chati kasutada, et viskame sinna aeg-ajalt ikka pilgu peale. Kuna see teema on hästi-hästi suur ja lai ja seal on nii palju erinevaid võimalusi, mida arutada, siis meile jubedalt meeldiks, kui te tegelikult ise küsiksite ja siis saate te sellest kõige rohkem kasu. Muidu võib juhtuda, et me räägime mingit juttu, mida te juba teate või mis teile võib-olla üldse ei ole oluline. Minuga koos on siin üks arstiteaduse tudeng. Tahad sa ise enda kohta teha mingi sissejuhatuse? Ja võin küll. Siis tere, minu nimi on Oriina Jakovleva, ma õpin esimesel kursusel arstiteaduskonnal ja ise praegu tegelen, nii-öelda räägin väga palju koroona teemadest, et siis olen ise käinud COVID osakonnas. Ei töötanud seal väga palju, aga olen tutvunud sellega, kuidas töö seal käib muidugi. Ja mind see situatsioon nagu minu jaoks on päris tõsine, sellepärast mul on läbi põdenud väga paljud sõbrad. Ma tean väga palju inimesi, kes on raske läbi põdenud ja tänapäeval me näeme, et mitte ainult vanurid või igaüks võib koroonasse väga raskelt kulguga põdeda. Ja seega ma arvan, peab sellest nagu informeeritud olema ja rohkem rääkida. Ja nagu ma ei tea, kas me hakkame kohe rääkima, mis viirus see on või kas ma räägin siis edasi? Jah, minu igapäevatööd mõjutab see ka. Ma töötan Tartu Kutsehariduskeskuses psühholoogina ehk siis nõustan hetkel õpilasi ja töötajaid peamiselt veebi teel. Ja tõesti viimase aasta probleemid on võib-olla mõnevõrra teistsugused kui varasemalt. Aga jah, ma arvan, et hakkame peale. Siis teeme sissejuhatuse, et mis see koroona üldse on ja mis ta ei ole. Esiteks on vaja aru saada, et nagu väga paljud inimesed ütlevad, et koroonaviirus on tavaline gripp. Tegelikult need on kaks väga erinevat haigust, mis on põhjustatud, näiteks gripp on põhjustatud influenza viirusest ja COVID-19 on just haigus, mis on põhjustatud SARS-CoV-2 ehk koroonaviiruse poolt. Ja mõned üldse kogu aeg ütlevad, et see on kunstlikult tehtud haigus, et nagu kust üldse koroona tuli, see on juba patenteeritud aastal 2018, aga on vaja ära seletada ka seda, et koroonaviirused eksisteerivad juba aastatelt 1960, ehk neid on väga palju. Koroonaviiruste perekond on üldiselt suur. Seal on alfa, beta, gamma ja delta viirused. Just SARS-CoV-2 on just beta koroonaviirus ja see on respiratoorhaigus. Ja nagu kui ma olen kursustel käinud, siis on nagu selline ligikaudne statistika, et muidu sümptomid on natukene sarnased gripiga, aga mitte täiesti, sest esiteks gripi vastu on tehtud väga selline vaktsiin, mida tehakse juba iga aasta ja see on päris selline tuttav meile. Koroonaviirusel on natukene erinev ja mida ma tahtsin veel öelda. Ma unustasin ära, mõte läks ära. Okei, üks hetk. Mul oli siin ka kirjas midagi. Ja, et põhimõtteliselt koroonaviirus pole kuidagi gripiga seotud, sest isegi nagu ta levib palju kiiremini, ehk koroonaviirus vist saab nakatada, nagu iga inimene, kes põeb koroonasse, saab keskmiselt nakatuda
2,5 inimest, no see on nagu ligikaudne statistika ja gripp nakatub kuskil 1,6 inimest, no see on nagu selline. Ja statistika järgi, kui ma olen ise COVID osakonnas käinud, kuskil 80% inimestest põdevad väga kergelt või no nagu üldse, neil on sümptomaatika ehk sümptomid üldse ei ole. Aga vot need 15% ja praegu me teame, et need on mitte ainult vanurid, ka noored põevad väga raskelt läbi. Ja see ongi kõige tõsisem probleem, et need 15% on tegelikult väga palju, kuna see koroona levib väga kiiresti ja väga paljud inimesi saavad seda haigust. Ehk ilma piiranguteta me nägime, kui järsult kasvas see number. Ja vot selline jutt, ma arvan, selles praegu piisab, võib-olla räägin veel nagu kuskil, kui räägime teistest aspektidest, siis ma võin natukene rohkem sellest rääkida. Ja tuletan meelde, et saab küsida küsimusi või lisada mingeid kommentaare chati või siis ka lihtsalt sõna võtta. Ehk siis võttes seda natuke kokku, et siis gripiga seose loomine ongi ainult nii palju, et on mõned sarnased sümptomid ja mõnevõrra justkui levib ka sarnaselt. Aga nagu me kõik teame, siis praegu on levinud hästi palju igasugused soovitused, mida teha, et mitte jääda siis koroonaviirusesse. Maski kandmine, distantsi hoidmine, kätepesu, kõik sellised asjad. Oskad sa nende kohta midagi kommenteerida, mis on kõige tõhusamad, mida võiks teha rohkem? Nagu inimesed mõnikord ei saa natukene võib-olla maski põhimõttest aru, siis keegi küsib, kui suur on protsent, mida see mask üldse kaitseb meid, kuidas mask kaitseb meid, milleks on siis distants olemas ja on vaja seletada ära, et just mask töötab koos distantsiga väga hästi ja see mask kaitseb just teisi inimesi ehk mitte sind kohe, sest nagu ma ütlesin, umbes 80% inimest võib üldse nagu ilma sümptomiteta põdeda. Ja kui sa tunned, et sa oled terve, aga mõned inimesed ütlevad, no ma olen terve, mul on immuunsus koroona vastu või midagi sellist, siis tegelikult need inimesed võivad haiged olla ja mitte sellest teada ja siis tulevad näiteks poodi ilma maskita ja köhivad, aivastavad ja viirus just levib, see on pisknakkushaigus, et see viirus levib just nende nii-öelda veetsilgade sees, kui te köhite või aivastate ja siis läheb limaskestadele ehk nina kaudu või silmade kaudu näiteks teie organismi. Ja just see mask püüab neid veetsilgad nii-öelda hoida selle sees ja näiteks kirurgilisel maskil on 3 kihti, kõikidel on nii-öelda oma selline funktsioon, kui nagu üks on hüdrofoobne, teine filtreerib, kolmas veel midagi, ma ei oska just praegu täpselt öelda. Aga põhimõtteliselt kõikidel on oma ülesande ja on tehtud väga hea uuring, et igasuguse maski kandmine on palju parem kui üldse sellest loobumine. Sest paljud ütlevad, et vot ma kannan maski kogu nädala jooksul ühe tekstiilse ja ei vaheta, aga samamoodi nagu see on rohkem selle inimese probleem, et ta seda ei puhasta või ma ei tea. Aga tegelikult see ikka kaitseb, sest mask töötab rohkem nagu barjäär, et see viirus lihtsalt ei levi. Ja just selle distantsi kaudu, kui te hoiate selle distantsi 2 meetri ja teil on mask veel see näo ees ja te köhite või aivastate, siis see viirus nii-öelda ei satu selle inimeseni ehk niimoodi töötabki. Ja vist midagi veel maskidest tahtsin öelda. Põhimõtteliselt veel räägitakse, et see hapnik ei lähe väga hästi
maski kaudu aga ütlevad, et süsihappegaas kuidagi jääb sisse. No need on gaasid ja nad väga hästi tsirkuleerivad. Ikka maskil on siin ka mingisugused augud, kus õhk saab vabalt tsirkuleerida ja on tehtud ka uuringud, et kuidagi mask ei mõjuta hapniku ja üldse saturatsioonile isegi, aga seda on vaja nagu pidevalt vahetada. No põhimõtteliselt praeguseks kõik, mida ma tahtsin öelda. Jah, et ei ole tegelikult selliseid eriti tõsiseid mingeid meditsiinilisi näidustusi, mis takistaks maski kandmist, et maskilt kas siis külgede pealt või lihtsalt maski vahelt tuleb ikkagi see õhk läbi. Mis inimestel psühholoogiliselt võib-olla maski kandmisega tekib, on see, et nad tunnevad, et mingi asi katab nina ja suud ja siis ei hingata enam nii sügavalt. Ja lihtsalt see, et me ei hinga nii sügavalt, võib meie aju jaoks küll tekitada tunde, et me ei saa nii palju õhku. Lahenduseks on see, et tuleb endale meelde tuletada sügavat hingamist. Sügavalt on hingata mõistlik isegi siis, kui maski ei ole ees. Mõjub kopsudele hästi ja enesetundele ja nii edasi. Et kõik, kellel vahel tundub, et pea hakkab ringi käima maski kandmisest näiteks, siis tuletage endale lihtsalt meelde, et tuleb sügavamalt hingata. Läheks võib-olla ka vaktsiinide juurde. Ja võiks küll, tänapäeval meil on juba palju erinevaid võimalusi vaktsiini teha. Ma ise olen praegu AstraZeneca 1 doosiga vaktsineeritud, aga ma praegu ei tea, kas lähen teise doosi ka tegema, et praegu näete, et näiteks isegi Lutsar ütles, et nagu see pole ikkagi kõige parem viis alla 60 aastastel noortel üldse neid vaktsiini teha. No just teise doosi, sest ikkagi on mingisugune seos tromboosidega. See tõenäosus ei ole väga suur, nagu väga nii-öelda üliväike, aga ikka on olemas ja praegu seda uuritakse. Aga kui rääkida näiteks Pfizerist, Modernast, need on päris hea vaktsiinid. Need uued mRNA üldse need mRNA vaktsiinid on väga ohutud ja neil on väga head praegu, nagu efektiivsus on üle 90% pärast just teise doosi saamist. Ja ma olen kuulnud nii palju, et vaktsiin on mürk, mida te teete, aga no näete, ma olen veel elus ja minuga on kõik korras. Ja teiste inimeste tervis on ka korras. Mul on väga palju, näiteks kõik minu grupikaaslased on vaktsineeritud, kas Pfizeriga või AstraZenecaga, ka paljud arstid on vaktsineeritud ja põhimõtteliselt nendega mitte midagi ei juhtu. Ainuke asi, mis nagu AstraZenecal on selline, tal on päris palju kõrvaltoimeid. Et kui mina sain, mul oli näiteks ühe öö jooksul palavik, mul oli natukene selline väsimus ja valutas natukene õla, no nädala jooksul, aga no mitte pidevalt. Et ja, no kõrvaltoimed, kes tahab, kes ei taha, aga just vaktsiini põhimõte, milleks on vaja seda saada. Praegu ei ole nagu nii-öelda eelistusi, et kui te saate selle vaktsiini, te ikka peate maski kandma, te ikka peate selle distantsi hoidma ja ikka, kui keegi teie peres on näiteks nakatunud, ikka peate kodus olema ja karantiinis istuma. Miks see nii töötab? Sellepärast, et see on nagu gripivaktsiin. Ma ei tea, kas on keegi gripivaktsiini kunagi saanud ja siis ikkagi gripi põdenud. Mul oli näiteks selline situatsioon, aga miks on parem ikka teha? Sest kui te saite näiteks gripivaktsiini või COVID-i vaktsiini, siis selle haigus te põdete nii-öelda kõige kergemal kujul. Et te ei satu haiglasse, nagu peaaegu 100% te ei saa haiglasse. Ja samamoodi, no kui isegi haigus hakkab kuidagi teid mõjutama, siis väga kergelt ja
või mõned üldse ei tunne, aga te ikka levite haigust, mis on nagu päris suur probleem. Ja vaktsineerimisega just praegusel hetkel püüakse teha nii-öelda karjaimmuunsuse, ehk kui on vähemalt 70% inimest riigis vaktsineeritud, siis haigus hakkab nii-öelda natukene vähem levida ja nii-öelda ei ole enam neid raskeid kujud haigust. Vot. Ja need vaktsiinide kõrvaltoimed, mis tekivad, et tasub meeles pidada, et vaktsiin ikkagi tekitab meie kehas immuunreaktsiooni ja immuunreaktsioonile on täiesti omane näiteks palavik või halb enesetunne või muud sellised kergemad sümptomid. Et sellepärast mingis mõttes ongi täitsa normaalne, et pärast vaktsiini me tunneme ennast veidike võib-olla kehvemini. Üks niisugune võib-olla teema, mis on päris palju meediakajastust saanud või kus inimesed tihti vaidlevad, on see, et kuidas sai nii kiiresti vaktsiin valmis, et tavaliselt võtab vaktsiinide väljatöötamine aastaid aega ja nüüd tegelikult võttis see alla aasta. Et seal on päris mitu põhjust. Peamine on niisugune bürokraatlik põhjus. Ehk siis kuna praegu riigid olid väga huvitatud vaktsiinist, anti sinna kohe kiiresti rahastus. Kõik, kes vaktsiinidele igasugust järelevalvet teostavad, võtsid need vaktsiinid kõige ette. Ühesõnaga, et see on hea näide sellest, kui kiiresti tegelikult saab meditsiinis töötada, kui selleks on piisavalt raha ja kui mingid bürokraatlikud takistused ei ole ees. Iseenesest ei ole ka vaktsiin või see meetod õigemini ei ole ka uus ja õnneks on antud vaktsiin selline, mida saab ka kiiresti toota. Mõne vaktsiini puhul see tootmine ei ole üldse nii kiire protsess, et selle puhul õnneks on. Et need on peamised põhjused, miks siis see vaktsiin sai nii kiiresti valmis. Tõesti, kõik etapid, mida tavaliselt oodatakse vaktsiinide tootmise puhul, ei ole läbitud, näiteks päris kindlalt ei ole veel teada, kui kaua immuunsus kestab, aga see antud hetkel ei olegi kõige olulisem, vaid oluline on just see, et meil oleks vähemalt mingi aeg see immuunsus. Et see on üks etapp näiteks, mis jäeti nii-öelda uurimisest vahele ja mida siis tehakse praegu. Okei, aga siis läheme selliste ärevuse, isolatsiooni ja muude psühholoogiliste probleemide poole vist. Päris palju on koroonaga seoses sellist terviseärevust, ehk siis muretsetakse oma tervise pärast, muretsetakse teiste tervise pärast, ei julgeta teha näiteks vaktsiini või hoopiski ollakse ülikaitsvad, ei käida kusagil, ei kohtuta mitte kellegagi hästi selles mõttes äärmuslikult. Et kõik need asjad tekitavad päris palju ebameeldivaid tundeid. Ja kui inimesed mitte kuskil ei käi ja kellegagi ei suhtle, siis see tekitab lõpuks ka niisugust üksildust, võib-olla kurvameelsust, energia väheneb, tegutsemistahe väheneb. Ja nendega ongi hästi keeruline hakkama saada, kui samas ei ole ka väga kindlust, et millal see olukord läbi saab. Et iga kord, kui on tulnud ka Eestis mingid piirangud, siis mõne aja pärast on neid näiteks pikendatud. Ehk siis isegi kui on antud mingisugune kuupäev, kui kaua piirangud kestavad, siis ikkagi on see veninud kaugemale. Ja sealt niisugune pidev kerge stress, mis meil tegelikult kõigil on, sisuliselt kogu Eesti elanikkonnal kui ka teistes riikides. Et me igapäevaselt võib-olla otseselt ei taju seda stressi, aga just see, et meil on see stressifoon nagu niisugune
kõrgendatud ja ühtlaselt niimoodi pidevalt olemas, on see, mis meie keha võib-olla kurnab. Ja see võib omakorda kaasa tuua igasuguseid erinevaid probleeme, alustades söögisuumutustest, unest, lõpetades siis üldse võib-olla tegutsemissooviga või siis lõpuks arenevadki sealt mingisugused häired välja, olgu see depressioon või ongi mõni ärevushäire. Mulle koolipsühholoogina tundub, et tegelikult ei ole ükski probleem niimoodi tühjalt kohalt alanud, vaid need probleemid, mis olid üle aasta tagasi, on lihtsalt oluliselt võimendunud tänu siis sellele stressile ja ärevuse kasvule. Et need, kellel oli varem ka keeruline, näiteks kes puudusid koolist või kes ei saanud päris hästi õppimisega hakkama, et neil on lihtsalt nüüd veel keerulisem. Et see on niisugune peamine probleem võib-olla. Tuletan meelde, et endiselt saab esitada küsimusi, panna kirja mingeid mõtteid, siis me saame neile ka vastata. Üks asi, mis on tekkinud, on info üleküllus ja samal ajal levib hästi palju sellist infot, mis ei ole päris õige. Kust võiks leida niisugust head ja usaldusväärset infot, kui nüüd tahaks teada midagi koroona kohta. Võib-olla osalejatel on ka mingeid mõtteid, siis võite kirjutada või siis sõna võtta ka, kust teie oma info leiate. Aga on sul mingeid häid infoallikaid soovitada koroona kohta? No nagu ma ei soovitaks iga päev vaadata just meediat, nagu mingisuguse Delfi või isegi Postimees. Ikka tuleb liiga palju infot ja mõnikord mitte isegi õige või ma ei tea, sellised, no raske öelda, kust võib leida just kõige paremat allikaid. Aga ma soovitaks pigem, et kõige esimene selline allikas, mida tuleks vaadata, on ikkagi Terviseamet, sest seal on kogu aeg mingisugused soovitused ja minu arust Terviseametist mõnikord reaalselt piisab. Kui te tahate rohkem teada, siis mul on näiteks olemas väga hea grupp Facebookis, aga seal tuleb nagu väga palju ka juttu koroonas, nagu piisavalt palju, mis mulle eriti ei meeldi, sellepärast, et kui nagu kõik me oleme inimesed ja isegi kui minu jaoks koroonaviiruse teema on päris tõsine, ma ka väsinen natukene sellest, sest muidu sa tahad elada elu, tekib ärevus, midagi sellist. Aga muidu on näiteks Facebookis hea grupp, ma võiks isegi linki saada ja seal tegelevad nii, ma ei tea, inimesed, kes on just arsti erialaga seotud või töötavad kiirabites ja nad räägivad tõsist juttu. Ma võin nii kaua, kui Emily hakkab rääkima, siis ma võin seda üles leida ja saata. Ja ma põhimõtteliselt ütleks, et kõige esimene on ikka Terviseamet. Ma ei soovitaks iga päev meediat vaadata, sest nagu seal ka tuleb nagu päris palju infot, mis on tõsine, mis on õige, aga seda on vaja kogu aeg filtreerida, et peab nagu mõtlema ja kuna seda on väga palju, siis inimesed ikkagi väsivad ja see on kõige suurem probleem ja minu arust sellepärastki inimesed lähevad näiteks protestidele, sest nad on lihtsalt väsinud. See ongi nagu kõige suurem põhjus. Jah, ma omalt poolt soovitaks 2 kohta. Esiteks on Novatoris siis siuke KKK, mida peaks teadma koroonaviirusest, panin selle lingi. Ja teine on siis teadlaste algatus Facebookis, kust sa tead, selline leht ja panin selle lingi ka. Aga see on küll hästi õige, et kogu aeg selle info jälgimine
on sellises nagu negatiivses keskkonnas või negatiivse infoga keskkonnas elamine. Et meile tuletatakse pidevalt meelde, kuidas on mingi halb asi ja mis meid kuidagi ohustab. Ja selle pidev meelde tuletamine ei mõju meile just väga hästi. Mida tasub võib-olla teha, on see, et piirata oma meediatarbimist. See sisaldab siis kõike nii sotsiaalmeediat kui telekat, raadiot, igasuguste lehtede, Delfi ja selliste külastamist ja võib-olla leppida endaga näiteks kokku kord päevas või üle päeviti mingi aeg, et vot nüüd ma vaatangi neid uudiseid, vaatan, mis seis on, mis numbrid on, kas on mingid uudised, mingid arengud toimunud vahepeal ja muul ajal siis ma püüan sellest koroonameedia väljast olla võimalikult kaugel. Panengi kõik asjad kinni, ei vaata telekast kogu aeg uudiseid, ei hoia Delfit või Postimeest pidevalt lahti ja püüan seda siis piirata. Ja teine on see usaldusväärsus ka, et hästi palju levib sellist ebausaldusväärset infot nii eesti kui inglise keeles ja sellest tasub pigem eemale hoida. Sellega isegi ei ole mingit vajadust ega kohustust tutvuda sellise ebausaldusväärse infoga ja veel vähem siis seda ka võib-olla levitada teistele. Et usaldusväärsed allikad, need mõned panime siia chati. Terviseamet, et mis meil tekib info väljas kogu aeg olemisega on see, et meie aju otsib kogu aeg uut infot ja siis, kui me vaatame näiteks mingisugust, ma ei tea, Delfit järjest kerime, siis meie aju saab niisuguse positiivse nagu kinnituse iga kord, kui me näeme mingit uut infot, aga kuna see info tuleb juhuslikult, siis see ongi see, mis meid hoiab seal seda kogu aeg kerimast ja uuendamast. Ja ka näiteks uudiste vaatamine toimib samamoodi, et palju on uudiseid, mis meid ei huvita, mis ei anna meile seda nagu positiivset kinnitust, aga siis tuleb uudis, mis on huvitav, mis on teemakohane meie jaoks ja me saame sealt selle positiivse kinnituse. Et natuke sarnane nagu hasartmängud, et me kunagi ei tea, millal see positiivne tuleb, aga me kogu aeg loodame, et nüüd äkki tuleb mingi huvitav info. Et tasub mõelda, kui me oleme pikalt juba uudiste kerimisse kinni jäänud, et kas me tahame oma ajule niisugust nagu hasartmängu põhimõtteliselt anda pidevalt. Et positiivne kinnitus tuleb juhuslikult ja hoiab meid seal kinni. Kas vahepeal on mõni küsimus tekkinud? On mõni teema, mida me võiksime niimoodi pikemalt või põhjalikumalt käsitleda? Tundub, et vist mitte kõik on nii selge. Mina endalt poolt võib-olla toon lihtsalt selle näite, et nagu sa just rääkisid, et kui neid uudiseid ja jälgida nagu kogu aeg ja niivõrd pikalt ja mida Oriina ka soovitas, et mitte teha, siis enda vanaema pealt ma ikka näen, et see on päris hull, kuidas see mõjub talle ja kui kinni ta sellesse teemasse läheb, et ta elab seda nii emotsionaalselt ja kõikvõimalikel viisidel läbi, et seda on nagu ülikahju kõrvalt vaadata, aga ma ei oska talle kuidagi nagu toeks olla sellega, et ta nagu maha rahuneks. Et ma arvan, et seda on ka teiste peredes. Jah, on tõesti, et meil tekib võib-olla sihuke ebameeldiv hasart lausa, kui me neid uudiseid pidevalt jälgime. Ja siis meil on hästi lihtne katastrofiseerida, ehk siis mõelda kõige hullemat.
Ja kui me saame veel infot ka, mis meie niisugust mõtet kinnitab, et siis seda võib-olla hullemaid või selliseid hullemaid mõtteid me võib-olla saamegi siis mõelda. On kellelgi veel mõni niisugune isiklik kogemus? Ma veel lisan endalt poolt siis, et ma tunnen sellises olukorras, et ma ei julgegi nagu midagi öelda, sest kui palju ma tegelikult nagu ise tean sellest koroonast, ütleme nii. Et siis lihtsalt kuuladki kõrvalt ja see on niisugune nagu nii alla surutud tunne kuidagi. Et üli sihuke värskendav oligi nagu vaadata Oriina neid TikToki videosid, kus ta nagu jumala chillilt seal nagu istub ja teeb oma videosid ja vastab nendele küsimustele, et see on nagu ülilahe. Aga ma ei tea, et kui keegi nagu praegu siia vahele ei taha rääkida, siis ma ise küsiks endalt poolt, et nende vaktsiinide kohta rohkem, et ma tean, et nad on erinevad siuksed, et mis seal on, seal ütlesid Oriina, et mRNA põhine, siis ma tean, et on mingi valgupõhine ja siis midagi muud veel, et mis nende erinevus siis on, et kes siis mida nagu võiks siis endale lasta süstida või kuidas see toimib või? Ma soovitaks pigem mRNA-d vaktsiinid kasutada, sest minu arust see on kõige ohutum ja see on kõige innovatiivsem praegu valik. See on väga lihtne, kuidas see kõik toimub. Eks see mRNA lihtsalt tuleb rakku sisse. Seal on sellised nagu mRNA on tehtud selleks, et sellest valgu nii-öelda teha. Ja tulevad siis ribosoomid, tRNA-d ehk transpordi-RNA-d, mis lihtsalt nagu saavad informatsiooni ehk mRNA tähendab, et see on informatiivne RNA. Ja seda informatsiooni nii-öelda transkribeeritakse või ei, see oli mingi teine sõna, aga põhimõte on ikka sama. Ja sellest nagu tuleb uus valk ja see valk ongi see nagu COVID-viiruse pinnal olev valk. Et nüüd meil on nii-öelda tehtud just see valk sellest mRNA-st ja siis, kui see läheb rakust välja, siis meie immuunsüsteem nagu leiutab selliseid antikehad, mis nagu tunnevad ära, mis valk see on, nad lihtsalt mäletavad seda. Ja kui reaalne koroonaviirus tuleb meie organismi sisse, siis nagu valk, mis on selle COVID-viiruse peal, see valk üldse, mida see teeb, nagu tänu sellele COVID üldse saab raku sisse minna ja nagu seal paljuneda ja nii edasi ja organismile patogeenselt mõjuma. Ja kuna see immuunsus juba ja meie organism teab, mis valgud need on, siis immuunsus hävitab neid valgud ja jääb ainult see viirus, aga see ei saa juba kuhugi minna. Ja ehk see koroonaviirus lihtsalt mõne aja pärast läheb meie organismist välja või hävineb kuskil. Põhimõtteliselt seda filtreeritakse. Ja minu kõige nagu huvitavam ja üldse innovatiivsem süsteem, kuidas vaktsiini teha. AstraZenecaga on natukene teistmoodi, seal on just nagu šimpanzee adenoviirus. Adenoviirus on just see viirus, mis põhjustab nii-öelda, kui te olete külmunud saanud, siis šimpanzeel see viirus on natukene erinev ja see ei pea nagu mõjuma meid, aga tänu sellele see võib ikka meie raku sisse minna ja raku sees see adenoviirus nii-öelda, see on nagu lihtsalt nagu see mängib rolli nii-öelda transpordi mõttes. Ja see, mis on sees, on just DNA ja see on nagu selle koroonaviiruse DNA, aga
mis on aktiivne, on ainult üks fragment sellest DNA-st ja nagu seda juba kuskil tuumas töödeldakse, sellega nii-öelda toimuvad mingisugused protsessid ja organism samamoodi nagu vastab just nendele valgutele niimoodi, et ta juba teab neid ja hävitab väga kiiresti. Aga no minu arust see on natukene raskem protsess ja nagu me näeme, ikkagi nende mRNA vaktsiinide efektiivsus on natukene suurem. Ehk AstraZeneca on ka päris selline efektiivne vaktsiin, aga numbrid näitavad, et see kaitseb kuskil 70% ja rohkem võrreldes näiteks Pfizeriga, mis aitab praegu 90% ja rohkem ja isegi teiste stammide vastu ka. No ma ütleks niimoodi, ma loodan, et midagi oli arusaadav. Ma püüdsin just eesti keeles on natukene raskem sellest rääkida, aga loodan, et põhimõte on arusaadav ikkagi. On küll, suur aitäh sulle. Ma panin chati veel ühe lingi seal, kui te veidike alla kerite, siis on ka üks võrdlev tabel, kus on kõik praegu siis tehtud vaktsiinid. Kui enne oli juttu sellest, et vaktsiinidel tekivad kõrvaltoimed, siis AstraZeneca puhul kõrvaltoimete peamiseks tekitajaks peetaksegi seda, et tegemist on osaga põhimõtteliselt adenoviirusest, mille siis organism võib ära tunda, kuna adenoviirust on üsna levinudki inimeste seas ja mitte ainult šimpansiite seas. Et siis sellepärast võib see reaktsioon kehal tekkida, ehk siis palavik. Üks asi, mis hästi palju võib-olla probleeme tekitab, on niisugune üleüldine elu muutus. Ehk siis me ei pea enam minema kodust välja tööle või kooli. Me peame kuidagi suutma ise aega planeerida, võib-olla mingitest rutiinidest kinni hoida ja see ei ole alati kõige lihtsam. Kes on proovinud alustada trenni tegemist või tervislikku toitumist, siis ilmselt kõik teavad, et kui nad esimest päeva alustavad, siis läheb juba hästi, võib-olla teine ka, kolmas juba enam ei lähe nii hästi. Et sama on meil hetkel kodus siis töötamise ja õppimisega. Et me paneme mingid plaanid paika, püüame tihti kõike korraga alustada ja siis mõne päeva pärast, heal juhul nädala pärast on kõik plaanid jälle kuidagi ümber kukkunud ja segamini läinud ja me oleme tagasi seal, kus me läheme hästi hilja õhtul magama ja ärkame hästi hilja ja kõik on tegemata. Üks positiivne asi, mis saab teha, on niisugune päevaplaani koostamine ja siis sellega seoses aja planeerimine. Et meil on teatud asjad, millest me hoiame kinni. Hea on, kui nad on näiteks magama mineku ja ärkamise ajad, söögiajad, trenni tegemise ajad. Ja kui meil on need juba paigas, on lihtne või palju lihtsam siis muid kohustusi sinna vahele kuidagi mahutada. Näiteks seda, et me saaksime ka oma õppetööd tehtud või siis kodus töötamise tehtud. Teine üksildus, sest et me paratamatult kohtume palju vähemate inimestega ja hea on, kui võimalik, suhelda pereliikmetega, kellega me koos elame näiteks. Võttagi täitsa eraldi aeg, kas igapäevaselt või vähemalt mõned korrad nädalas ja nendega koos vestelda, jalutada, koos süüa teha näiteks, lauamänge mängida. Mis iganes tegevused siis kellelegi meeldivad. Ja teine võimalus on siis telefoni või interneti teel suhelda, et päriselt helistadagi mõnele sõbrale või teha mõni Zoomi kohtumine vanavanematega, et hoida sagedasti teistega kontakti. Hea reegel on see, et meil võiks olla iga päev
mingisugune füüsilise liikumise tegevus, kas see siis on väljas jalutamine või jooksmine, rattaga sõitmine, toas mingi trenn, tantsutund, YouTube'is on videosid küll ja veel. Ja teine asi, mis on hea, et iga päev oleks mingisugune sihuke positiivne suhtluskogemus. Ehk siis me päriselt võtamegi aja, et kellegagi suhelda. See hoiab meie tuju ka veidikene nagu üleval ja meil endal on lihtsalt natukene parem olla. Kas kellelgi on praegu mingeid küsimusi tekkinud või mingeid mõtteid? Ma võin enda poolt natukene ka rääkida sellest aja planeerimisest nagu tudeng. Nagu, kui ma lõpetasin 12. klassi, siis ma ise olin kooli lõpetaja. Minu jaoks see üldse oli väga raske toime tulla sellega, et kuidas ma aja planeerin ja mida ma hakkan tegema. Ja ma põhimõtteliselt mitte midagi ei teinud ja see mõjutas natukene isegi minu lõpueksamite tulemustele, riigieksamite tulemustele. Aga kui ma hakkasin juba ülikoolis õppima, siis ma sain aru, et midagi on vaja ikka teha. Ja nii kaua, kui neid piirangud olid sellised soovituslikud, ma hakkasin näiteks jõusaali käima ja kui ma reaalselt hakkasin sellega tegelema, järgmine kuu pannakse kõik lukku ja ma mõtlen, mida ma hakkan tegema. Ja siis isegi ma ütleks, et just märtsikuus ja aprillikuus ma lõpuks sain aru, kuidas üldse on vaja õppida kodus ja üldse ma praegu planeerin kõik nagu kogu oma päeva ja ma näiteks kasutan, on väga palju erinevaid äppe, mida saab kasutada. Mul on näiteks väga hea on Forest, kus ma näiteks mul on siin väikene mets, mis kasvab ja ma lihtsalt panen endale taimeri. Ma ei saa lahkuda sellest äppist ja ma põhimõtteliselt istun ja õpin ja siis vaatan, missugused mul statistikad on ja nii edasi. Ja ma näen, kuidas ma hakkasin nagu tõsisemalt need kõik õpingud ja kõik asjad üldse võtma. Siis võib kasutada mingisugused äpid, mis on planerid nii-öelda. Ja ma sain aru, kui hea nagu infotehnoloogia üldse on, sest mõned üldse mõtlevad, ma tahan spordiga tegeleda, kuidas ma tegelen, kui jõusaali ei saa käia. Mingi YouTube'i või võtke mingisugust äppi lahti, näiteks mingisugused Nike Run või üldse seal on mingisugune Nike Training, midagi sellist. Ja YouTube'is on päris palju erinevaid trenne, mida saab teha ja isegi ei ole vaja mitte midagi, ainult teie ja ma ei tea, mingi peegel, kuhu te vaatate, mis te üldse teete, mingi timer ja muusikat pange. Teine võimalus on näiteks mingisugused Just Dance, mida saab üldse lihtsalt YouTube'is jällegi panna ja tantsida kaasa. Teine asi, kolmas asi, et praegu ilm väga hästi muutub. Näiteks täna on päris hea ja soe ilm ja ma hakkasin näiteks jooksma ja seega ma näen, kuidas see mõjutab minu tuju. See on palju parem kui lihtsalt voodis lamada. Et põhimõtteliselt kõige raskem on just alustada sellega, et mõnikord istud ja kuidas ma seda teen, millal ma algan ja nii edasi ja kõik need mõtted lihtsalt ründavad meid ja me ei hakka mitte midagi lõpuks tegema. Ja ma soovitaks lihtsalt algata, proovida midagi. Ma soovitaks joogat. Ma olen proovinud joogat, väga hästi ei läinud. Ma olen proovinud kodus treenida, see läks natukene paremini. Kui te elate kuskil Tartus või Tallinnas, siis on väga palju erinevaid nagu mängimisplatsid on olemas või ma ütleks, et need on isegi sellised spordi jaoks tehtud platsid, kus võib, reaalselt ma nägin näiteks Tartus inimesi, kes pidevalt seal treenivad, iga päev lähevad ja teevad kõik asju. Et praegu ilm on päris hea ja see pole mingisugune talv ja võib midagi just õues ette võtta, sest me teame, et õues see haigus väga nagu kiiresti levi ja kui inimesi ei ole, siis võib nagu minna ja olla kindel, et ei haigestu, aga teete ainult enda jaoks midagi head. Aga kõige nagu suurem
selline sõnum, mida ma tahaks öelda, et algage nagu hakkate midagi tegema, sest kui te ise endale ei ütle, kui te ühel päeval ei ärka üles ja ei mine midagi tegema, ei lähe midagi tegema, siis kunagi ei lähe. Ma võin teile öelda nagu arstitudent, kes nagu minu jaoks oli äärmiselt raske, ma õppisin ainult üks päev enne kontrolltööd ja reaalselt ma pidin 24 tundi istuma ja õppida, et kõik selgeks endale pähe panna. Praegu ma olen väga muutunud selles mõttes, mul on nii vaba aeg kui ka õppimiste aeg ja ma saan veel, no mul on nagu tuttavad inimesed, kellega ma saan nagu aega natukene veeta jalutades. Isegi nagu mingi sõbraga jalutada on päris okei. Ja see ka mõjutab väga hästi tervisele. Ehk isegi kõndida on väga hea. Lihtsalt mingi jalutage või võtke koerad, kui teil on ja kõik on super-puper. Ja hästi oluline on tõesti see alustamine. Mul 2 nippi, et kui alustamine on raske, siis mida teha. Esimene on see, et lepi endaga kokku, et sa teed seda ainult 5 minutit. Panedki taimeri tööle 5 minuti peale ja siis pärast 5 minutit otsustad, kas sa viitsid edasi teha seda või mitte. Tavaliselt viitsid, kui sa juba alustanud oled, siis sa ikka natukene viitsid veel teha. Teine on see, et loed peas niimoodi 5-st allapoole, 5, 4, 3, 2, 1 ja hakkad tegema. Ja see mõjub hästi siis, või tavaliselt siis, kui meil on mingisugused mõtted, mis takistavad, et me oleme üsna osavad enda veenvad selles, et kuidas me või miks me ei peaks midagi tegema. Näiteks, et ei viitsi minna jalutama, no ilm on ikka suht külm ja peab riideid vahetama, mingid paksud riided selga panema. Aga sellises olukorras, kui me loeme neid numbreid, siis me takistame endal sellist meid takistavate mõtete mõtlemise ja katkestame nagu selle mõttemustri korraks ära. Ja siis meil on palju lihtsam püsti tõusta ja minna või hakata mingit asja tegema. Ja siis suurte ülesannete tükkideks tegemine on ka hea. Et kui me otsustame, et nüüd me hakkame õppima, siis see võib tunduda lihtsalt nii hoomamatu ülesanne. Meil on palju lihtsam, et mõelda, et ma teen ainult näiteks alguse ära või ma teen ainult näiteks 15 minutit või pool tundi. Siis ma teen pausi. Ehk siis ma hakkan õppima ja õpin 20 minutit. Tundub palju lihtsam kui see, et ma nüüd pean hakkama õppima. Et natukene peab ennast vahel üle kavaldama näiteks. Kas on vahepeal kellelgi tekkinud mõni küsimus? Et chatis on üks vaktsiinide teemaline. Sellest teemast tegelikult räägitakse sellel viimasel lingil, mis ma saatsin. Et võib juurde otsida. See, et mingi vaktsiin oleks meil turul ja seda paljudes riikides kasutatakse ja mis tegelikult ei toimib ja on lausa ohtlik, see tegelikult ei ole võimalik, kuna nii paljud erinevad inimesed ja organisatsioonid peavad selle vaktsiini heaks kiitma. Et vaktsiinidega on olnud erinevaid probleeme, näiteks säilitamisega ja vaktsiinide puhul siis testitakse kõiki selliseid batch'e, ehk siis kõiki koguseid, mis on eraldi toodetud, et neid testitakse, et need vastaksid nõuetele. Et sellepärast on mõned vaktsiinid näiteks turult tagasi toodud, et midagi on näiteks tootmisel läinud valesti või säilitamisel läinud valesti. Aga öelda, et terve vaktsiin on kuidagi ohtlik või ei tööta, et seda praegusel hetkel ei saa nii öelda.
on sul midagi lisada selle kohta? No mul ise nagu praegu mitte mingisugust mõtte ei tekkinud selle kohta reaalselt nagu. Ma lihtsalt vaatasin seda linki praegu, mida saadeti ja esiteks mulle need viited, mis on seal all nagu päriselt nagu ei meeldi ja ma ei ütleks, et see on kõige parem allikas üldse nagu praegu. No ma ei vaadanud seda väga nii-öelda praegu konkreetselt ja ei saa praegu midagi hästi öelda. Aga ma võin öelda, et Pfizeriga on nagu nii palju inimesi juba vaktsineeritud olnud ja me näeme, kuidas see hästi mõjutab inimesi ja põhimõtteliselt kõrvaltoimed ei ole ja sama mRNA, seal räägiti mingisugusest instabiilsusest, aga tegelikult see on lihtsalt informatsioon, mida püüakse rakule ümber viia ja ma ei tea, selles mõttes, et kuidagi teistmoodi mRNA ei saa kehad mõjutada. Minu arust kõik kõrvaltoimed, mis tekivad üldse, on just sellest immuunsusest, kuidas immuunsüsteem reageerub. Ehk see võib nii-öelda hakata mõtlema, et nagu organism jääb haigeks, mis valk see on ja sellepärast nagu mõnikord tekib selline kõrvaltoime, näiteks palavik või midagi sellist. Aga rohkem ma praegu ei saa öelda, aga mRNA ei pea kuidagi nagu teistmoodi mõjutama, sest see isegi ei lähe raku tuuma sisse. Ehk kuidagi muteerida või midagi sellist ikka ei saa. Vahepeal tekkis vaimse tervise abi küsimus. Ma järjest neid ei kommenteeri, natukene juhuslikult, aga vaimse tervise abi on Eestis tõesti mingis mõttes raskesti kättesaadav ja teiselt poolt tegelikult väga lihtsasti kättesaadav. Sisuliselt, kui on mingi vaimse tervise probleem, siis esimesena peaks pöörduma psühhiaatri või vaimse tervise õe vastuvõtule, kes siis otsustavad ravivajaduse, diagnoosi, kõikide muude selliste asjade üle. Ja saadavad ka edasi psühholoogi või terapeudi juurde, kui selleks on vajadus. Tõesti on järjekorrad pikad ja hea on see, et sinna ei ole vaja ühtegi saatekirja, saab minna otse, ei pea perearsti kaudu minema. Ja kui nüüd just erakliinikusse ei lähe, siis on psühhiaatri ja vaimse tervise õe vastuvõtt täitsa tasuta, välja arvatud tavapärase visiiditasuga, nii nagu kõikidel eriarstidel. Psühholoogi juurde otse minnes enamikel koolilastel on võimalik minna koolipsühholoogi juurde või siis koolidel on mingisugused kokkulepped muude kohtadega, olgu see Rajaleidja, Tartus on veel paar kohta, mis pakuvad kooliealistele lastele või siis kooli nimekirjas olevatele inimestele teenuseid. Teine võimalus on perearsti saatekirjaga ja see raha siis tuleb teraapiafondist ja perearst siis hindab seda vajadust ja saadab siis põhimõtteliselt teraapiasse. Et niimoodi saab siis ka minna psühholoogi juurde ja kui see raha tuleb teraapiafondist, siis see jällegi on inimesele tasuta või siis tavapärase vastuvõtu selle visiiditasuga. Aga tõesti, psühholoogi juurde saab minna ka tasulisse kuskile erakliinikusse ja siis on see päris kallis teenus. Aga sellisel juhul, kui peab kasutama tõesti tasulist teenust, järjekorrad võivad olla mõnevõrra lühemad, aga mitte tingimata. Ja kui peab kasutama tasulist teenust, siis mul on sellel kohal alati see küsimus, et kas siis seda teenust on päriselt vaja. Et kui on päriselt vaja, siis saab saatekirjaga kas siis psühhiaatri või perearsti käest.
ja koolipsühholoogid on kooliõpilastele ja nende vanematele peredele niikuinii tasuta. Ja hetkel on ka päris palju veebinõustamise võimalusi, ka näiteks arstid ja üldse meditsiinitöötajad, et alles hiljuti tehti neile ka niisugune nõustamise võimalus siis veebi teel ja telefoni teel. Et ma hetkel näen vastuse võlgu, mis see telefoninumber või e-maili aadress parasjagu on, aga jah, see alles hiljuti avati. Ja peaasi.ee pakub nõustamist teatud vanuses kuni äkki 26 aastat. Ja lahendus.net pakub siis kirja teel nõustamist, e-maili teel ja see ühtlasi on ka anonüümne, et sinna võivad ka igas vanuses inimesed kirjutada. Ja siis ma annaks sõnajärje üle sellele olukorrale, mis on haiglates. No haiglates rääkides ma ütleks nii, et praegu olukord natukene stabiliseerunud on ja ma just nagu võib-olla üks nädal tagasi rääkisin mingi arstiga ja ma küsisin nagu praegu nägime, et no kui see aeg, kui kehtestati just piirangud, seal oli veel selline eksponentsiaalne juhtumite ja haiglaravil olevate inimeste arv, see lihtsalt järsult tõuses. Ja meil oli väga suur personalipuudus ja jällegi paljud inimesed mõtlevad, et kui haiglas on selline eriolukord ja ei ole personali, siis seal põhimõtteliselt, miks siis haiglad on tühjad, paljud küsisid. Aga no põhimõtteliselt see pole nagu filmides, et te lähete haiglasse sisse ja seal on nagu filmis kõik lamavad ja suruvad seal, ma ei tea, põranda peal. Niimoodi ei juhtu. Asi on selles, et oli just personalipuudus ehk just arste ei olnud ja õdesid ei olnud. Paljud tahtsid just, miks vabatahtlikke ei võtta, aga no saate aru, et vabatahtlikud võivad töötada ainult näiteks hooldajateks, aga ikka peab olema nagu mingisugune haridus. No seal on kursused põhimõtteliselt, aga see hulk, mida oli vaja nagu neid hooldajad üldse. Need inimesed olid võetud just arstiteadustudengite hulgast ja ma ütleks, et kui üldse see olukord hakkas pihta, siis meile nagu tudengitele tulid kogu aeg mingisugused teavitused, et näiteks on vaja kohe abiarste, abiõdesid. Ma tean, et 3. ja 4. kursus üldse ei õppinud, nad pidid töötama haiglates. See situatsioon selles mõttes oli õudne, et nagu situatsioon ei sõltu sellest, kui palju kohti meil on, kuhu inimesi panna. Et nagu kohti, no põhimõtteliselt me saame haiglat isegi minu kodus praegu teha, aga no see annab ainult ruumi. Nagu meil oli vaja just spetsialiste, kes saavad sellega tegeleda. Ja me nägime, et selle tõttu, et arstid ja need inimesed üldse väsivad väga palju, selle COVID-osakonnas töö on väga, see on lihtsalt äärmiselt raske ja isegi tuleb väga palju erinevaid vigu. Me võiksime näha selle pimesolepõletikuga naisel oli mingi probleem ja ma olen kuulnud ühe meedõde poolt, mis juhtumid üldse mõnikord toimuvad. Aga just sellepärast, et kogu aeg on stress, arstidel on stress, kogu personalil on stress. Ma ise nägin, kuidas reaalselt haigla eest seisavad lihtsalt suur järjekord kirjabitest ja ma ise elan praegu Ida-Viru Keskhaigla nagu kõrval ja mõnikord on näha, kui palju inimesi seal nagu lihtsalt jookseb siia tagasi, et töö on väga raske. Ja praegu natukene jällegi stabiliseerunud ja see arv nagu inimesi, kes vajavad seda haiglaravit, oli kuskil 700. No minu meelest võib olla kuskil 750 nagu maksimum.
ja see natukene muutus ja praegu me näeme, et see ei kasva rohkem järsult, mis on väga suur õnne meie jaoks, sest kui see hakkas veel rohkem kasvama, siis ma ei tea, mis võiks juhtuda. Selle suur probleem on just see, et kui näiteks inimesi rohkem ei ole, kes hakkavad nagu inimesi ravima, kui kiirabid on jällegi kogu aeg nii-öelda hõivatud, siis lihtsalt ei saa juba esmaabi osutada üldse nagu teistele inimestele ja nii koroonahaigetele kui ka teistele inimestele, kellel on mingisugused teised, no isegi mingi südamerabadus või ma ei tea, infarktid ja insultid, kõik need asjad. Ja see oligi kõige suurem hirm, suurem probleem, aga praegu natukene muutub ikkagi või nii-öelda stabiliseerus. See olukord on ikkagi raske. Mul on väga paljud grupikaaslased praegu töötavad. Ma ise ei läinud vaktsiini pärast, sest mõned olid juba ammu vaktsineeritud. Ma nagu olen ainult pooleli nii-öelda vaktsineeritud, seega ma ei läinud. Aga paljud ikka töötavad, isegi tudengid ja nad peavad töötama. No, nagu neile paljudele öeldakse, et just praegu on see hetk. Ja no, nagu võiks palju õudsam olla, praegu natukene paremini ja me näeme, et ikkagi see laine hakkab nii-öelda nagu tasapisi minu meelest lõppema tänu piirangutele ja kõikidele asjadele. Ja no loodame, et ikkagi see situatsioon muutub aina paremaks. Ja seda vist loodavad kõik, et olukord läheks paremaks. Ja siis viimane osa sellest chatis kommentaarist on töötud. Töötutel on lisaks veel üks võimalus ja tegelikult ka nendel, kes käivad tööl, aga kellel on siis alanenud töövõime. Et Eestis määratakse 2 asja. Üks on puudeaste ja töövõime. Puudeastet määrab Sotsiaalkindlustusamet ja töövõimet siis Töötukassa ja need mõlemad pakuvad rehabilitatsiooniteenust. Eks inimesed, kellel on puudeaste, saavad Sotsiaalkindlustusameti kaudu rehabilitatsiooniteenust. Sinna alla kuuluvad siis ka pensioniealised ja alaealised ja siis Töötukassa kaudu saab rehabilitatsiooniteenust siis tööealine inimene, kellel on mingil põhjusel siis alanenud töövõime. Alanenud töövõime põhjuseks võib olla ka mingi vaimse tervise probleem. Ja rehabilitatsiooniteenus sisaldab muu hulgas ka psühholoogiteenust või isegi terapeuditeenust. Et seal on lisaks näiteks füsioterapeudid, tegevusterapeudid, et see on niisugune rehabilitatsiooniteenus on kompleksne teenus. Et see on üks võimalus veel, kuidas saab psühholoogiteenust. Aga jah, see rahapuudus ja töölt lahkumine ja sellega seotud elumuutus on kindlasti väga suureks stressiallikaks. Et kui ei oleks, siis võib-olla ei oleks kõik päris korras, aga pikad järjekorrad, inimesed tihti ei pane ennast järjekorda ja siis nad ootavad kokkuvõttes veel kauem. Et kohe, kui on tunda või teada, et kellelgi oleks kindlasti vaja psühholoogilist abi, siis tasub see aeg panna kirja esimesel võimalusel. Et ühel hetkel jõuab see 2-3 kuu pärast ikkagi kätte see aeg. Okay. Kas on veel mingisuguseid küsimusi või kommentaare? Vist mitte. Me oleme vist katnud enam-vähem kõik teemad, mis meil olid ette valmistatud, mulle tundub. Ma vaatan, et Sille on küsinud, et kas linnas peab õues maski kandma? Mina seda küsimust ei näe, aga jah,
ei pea, nagu kui sa pole mingisuguses, no ma ei tea, seltskonnas, kus on 10 inimest ja sa pole nii-öelda, maski on vaja kanda just inimeste rohketes kohtades ehk et nagu haigus mitte levida. Kui sa oled õues, siis põhimõtteliselt õhk kogu aeg tsirkuleerib ja kui nagu keegi ei lähe sinu juurde kohe nagu näkku lihtsalt midagi rääkima, siis selle ajani sa ei pea nagu maski kandma. Paljudes riikides praegu on selline nagu üldse nad peavad maski kandma. Näiteks mul Saksamaal elav õde, ta kannab maski kogu aeg, aga neil on üldse respiraatorid, mis on hermeetilised ja palju õudsemad selles mõttes. No nagu inimestele, kes mõtlevad, et maskis on väga raske hingata ja nii edasi. Meil ei pea, esiteks meil pole nii suurt tihedust, no nii-öelda kui me vaatame rahvustikku, et meid on ainult 1,3 miljonit ühe suure riiki, noh, mitte suure, noh, nii-öelda territooriumi kohta ja inimeste rohke kohti väga palju ei ole. Aga kui nagu tulevad suured seltskonnad, et ma ikka paneks maski, nagu isegi ma täna ühe tüdrukuga kokku sain, nagu ta kingis mulle väikese kingituse ja ma ei tea nagu kas tema peres või üldse tema nagu lähedal olevad inimesed, kas nad ei põde koroonasse või kas nad ei levi. Temaga ei tea mitte midagi minust selles mõttes, et ma pean teda kaitsma, kui ka ta peab nagu mind kaitsma. Selles mõttes me paneksime mõlemad maskid enne, kui me kohtusime. Ja see on väga hea valik. Nagu kui need on kui te jalutate näiteks ühe sõbraga ja te olete nagu temaga koos alati olnud ja ma ei tea, kohta ikka iga päev, siis nagu võite panna, kui te olete väga nii-öelda sellele koroona teemale võtate seda väga tõsiselt ja arvate, et ükskõik kus võib saada seda koroonat, siis ikka paneks, aga kui te ei näe sellest vajadust, selles mõttes, et ei ole liiga palju inimesi teie nii-öelda ümber, siis võite mitte kanda. Maskide üldse kandmine kehtib ainult näiteks ühistranspordis, poodides, nii-öelda suletud ruumides, kus on palju inimesi ja kus nii-öelda õhk mitte nii hästi tsirkuleerib ja kus üldse võib midagi katsuda, midagi vahel nakatuda, midagi kaudu nakatuda ja nii edasi. Et jah, ma loodan, et ma vastasin. Siuke, et kui kahtled, siis kanna maski, võib-olla hea nõuanne. Et kui sa oled kuskil looduses vabas õhus, teisi inimesi ei ole, siis ei ole ka millegi eest vaja kaitsta, aga kui on tõesti kesklinna tänav tipptunnil, hästi palju inimesi on ümberringi, siis võib-olla isegi on mõistlik kanda. Okay. Aga siis, kui ei ole praegu mingeid küsimusi, kommentaare rohkem, siis vist hakkame vaikselt kokku tõmbama. Enne kui me lõpetame, ma lisan siia veel selle, et äkki hõikame välja enda vanuse ja kust me praegu siin osaleme. Et pange palun chatti. Mina siis alustan siit poolt. Ei ole ka hullu, kui me ei saa ülevaadet, kust me siin kõik kokku oleme tulnud, aga aitäh, Sille, et sa lisasid selle sinna.
Kas need, kes on tahtnud lisada oma kohta, on saanud seda teha. Adele, Janette, Preili härra Kuu. Aitäh. Aga praegu on siis võimalus veel küsida nippe või soovitusi, et kas või midagi sellist, mida me ei ole välja hõiganud täna, et on veel võimalus. Paistab, et me kõik oleme niivõrd vaiksed ja infost nüüd tulvil, mis on faktipõhine, et võime rahulike südametega vist laiali minna. Et endalt poolt me täname Kastre noorsootöötajatega Merili ja Lauriiniga, et Oriina ja Emily leidsite selle aja täna meile siis niisugust tarka juttu puhuda. Et me oleme väga tänulikud selle eest ja võib-olla saab ka kunagi tulevikus veel koostööd teha. Ja tänud osalejatele samuti. Aitäh, head päeva jätku siis kõikidele. Ole tubli. Aitäh kutsumast. Olge siis tublid ja kena õhtu jätku kõigile, et sisustage enda aega siis asjalikult. Ja, tšau. Tšau! Teile ka.